Nii, on kolmapäev jälle ja täna meil on taas ees üks õpetuse teema, seesama tervendamise annid, mis eelmine kord pooleli jäi. Ja ma mõtlesin, et me täna vaatame ja selgitame neid tagamaid ja natuke seda taustainfot kogu sellele tervendamise teemale. Eelmine kord me juba alustasime ja juhatasime selle teema sellega sisse, et me natukene avasime, kuidas Jumal neid asju näeb ja kuidas ta igatseb käia koos oma lastega. Jeesus ütles, et minu lambad kuulevad minu häält. Millegipärast on kogudusel nii kohutavalt raske ületada seda uskmatuse künnist selle kirjakoha koha pealt. Minu lambad kuulevad minu häält. Kuidas see küll on nõnda läinud, et 2000 aastaga ei ole Kristuse ihule suures osas see asi selgeks saanud, kuidas kuulda Jumala häält. Ikka veel täna on valdav selline uskumus, et kui Jumal räägib, siis see peaks olema nagu kuskil mingis filmis, kus selline tugev madal mehe hääl kõmistab pilvedest või ta räägib kuuldava häälega su kõrvadesse või kuidagi niimoodi. Ja siis inimesed arvavadki, et tulevad läbi elu võib-olla on käinud koguduses ja nad ignoreerivad kogu aeg püha vaimu häält enda sees, sellepärast et nemad arvavad, et nemad ei kuule Jumala häält. No aga mis me siis teeme selle kirjakoha, kui Jeesus ütles, et minu lambad kuulevad minu häält? Mis me teeme sellega siis, kes siis valetab? Eks, kes valetab? Nii et kõik tuleb tagasi sinna, et isa igatseb, et me saaksime aru, kuidas tema poja vaim, kes tuli meie sisse, kui me uuesti sündisime, kuidas tema poja vaim on kokku liidetud meie oma vaimuga. Kuidas, kui meie vaim uuesti sündis, siis me sündisime uuesti temast. Ja nüüd meie inimvaim ja tema vaim on läbi põimunud, nad on üks vaim, nagu sõna ütleb. Et me, kes tema poole hoiavad, need on temaga üks vaim. Jumal ei pea kisendama, ta ei pea kõva häälega müristama väljaspool meid, et meie tähelepanu püüda. Kui ta on juba sinu südametroonil, kui ta elab juba sinu sees, sinu vaimus, sinu ihu on tema tempel, see tähendab sina oled üleni teda täis, iga su ihurakk on isegi teda täis, sest sa oled üleni tema tempel. Kui tema on juba sinu sees, kui sa kuuled oma enda vaimu mõtteid, kui sa kuuled oma enda hinge kõnelusi, miks peaks siis Jumala vaimu kõne olema valjem sinu sees? Kui sa oskad eristada üht ja teist, siis sa oskad ka eristada kolmandat, kui sa annad endale aru, et tema tahab sind juhtida, aga see tuleb väga õrnalt. See on tõesti nii nagu selles Eelia loos, et ei tule ta suure müristamisega, tuulekohinaga, maavärinaga, vaid see on vaikne tasane sahin. Ja see vaikne tasane sahin on sinu oma sees. See on üks mulje, see on üks väike pehme tõuge, see on üks uus mõte, see on üks selline valgus mingi suuna suhtes. Sul on üks tunne ja üks mulje ja sa oskaksid seda isegi panna sõnadesse. Ja kui sa tead, et Jumala vaim niimoodi vaikselt sinu sees sind juhib ja sulle märku annab, sa hakkad püüdma seda kuulata, sellele tähelepanu pöörata, seda järgida ja see kõik tuleb läbi vilumuse. Mikspärast need, kes on viielaadses teenistuses, kes on nii-öelda käte peale panemisega juba kinnitatud vanemate poolt, et neil tõesti on need annid, neil on see kutse, nad juba liiguvad, nad juba ilmutavad seda Jumala armu oma elus ja teenistuses. Miks nende elus need vaimuannid nii tugevalt kuidagi ilmsiks saavad enamus juhtudel?
miks? Sellepärast, et see on vilumuse tõttu. See ei teki üleöö, et nüüd järsku keegi valis sind hääletades kellekski või millekski ja pandi käed peale ja nüüd järsku põmaki. Sa tervendad ja kuuled Jumala häält ja prohveteerid ja teed imesid ja ei käi need asjad mitte kunagi niimoodi põmaki, sest Jumala hääl on väga-väga vaikne, väga õrn märguanne ja see võtab aega. Nii nagu noore Samueliga oli. Mõelge, sest noor Samuel magas Jumala templis kõige pühamas paigas, seal, kus see lepingu laegas oli. Ta magas laeka juures. Ta magas Jumala kõige suuremas läheduses. Niimoodi võib öelda, et ta oli lähemal Jumalale kui preester Eeli, vana preester Eeli. Nüüd Eeli ei kuulnud Jumala häält, tema oli, mis iganes tema probleemid olid. Aga noor Samuel on Jumalale nii lähedal ja Jumal kõnetab teda ja Samuel ei saa aru, et Jumal temaga räägib. Tähendab, see Jumala hääl ei olnud selline, et maavärin ja krohvi kukkus, vaid ta tõuseb üles ja ütleb, keegi kutsus mind, ma tundsin, ma kuulsin, keegi hüüdis mind. See pidi olema Eeli. Ta läheb Eeli juurde, et mis sa tahad? Eeli ütleb, mine tagasi magama, mina pole sind kutsunud. See on mitu korda. Samuel ei saa aru, et see, kes teda kõnetab, see on Jumal. Nii, mis tähendab, Eeli pidi teda õpetama. Vaata, Samuel, kui sa koged seda nüüd uuesti oma vaimus, et sul on tunne, et keegi hüüab su nime, siis ütle, et räägi, issand, su sulane kuuleb sind. Ma olen siin, ma olen sinu päralt, ma olen üksainus kõrv. Vaadake, kui isegi Vana-testamendi ajal oli vaja õpetust inimesele, kes magas kõige sügavamas Jumala auhiilguse ligiolus, kui palju enam vajame meie seda õpetust. Meil on vaja neid, kes treenivad meid, juhatavad, on meie kõrval, katsuvad läbi, ütlevad, kui on, kas see on sinu oma vaim, kas see on mingi vale vaim, kes teeskleb Jumalat, kas see on, või see on tõesti püha vaim, mitte sinu oma mõtted, keegi, kes kinnitab sind, keegi, kes on juba seda teed käinud, kes tunneb seda teemat paremini ja nüüd sa hakkad käima selles. Ja kui sa harjutad, siis vilumus kasvab, julgus kasvab, eristamisvõime kasvab, see kõik võtab aega. Ühel päeval oled sa teiste poolt tunnustatud, märgatud või tunnistatud, et sinu elus toimib see või see armuand ja siis sa julged juba, siis sul on nagu mitte julged, aga siis sul on nagu rohkem võimalusi, veelgi enam nendes vaimuandides liikuda. Aga see ei alga päevapealt, kui keegi ütleb, et nii, sina oled see või see. Nii et see on ka see, mida me siin teeme, et me kannatlikult sammhaaval avame seda teemat vaimuandide kaupa ja nüüd me oleme jõudnud siis tervendamiste andideni. Ja kuidas siis Jumal, milles tahab Jumal, et me temaga koostööd teeme? Selleks me peame taas tegema mitu sammu tagasi ja vaatama, mida Jumal üldse tervendamise all algusest peale mõtles. Mul on selline tunne, et väga suures osas see, kuidas meie näeme tervendamist või tervenemist, see piiratus võtab Isa Jumala päris ohkama. Kuigi juba on paranemist siin palju, on palju sellist vabastusteenistust juba viimastel aastakümnetel liikuma hakanud, ka Eestis on inimesed võtnud üles selle mantli, on tervikliku tervenemise teenistus. On terved uued liikumised, mis tulevad ka Inglismaalt, mis tegelevad inimese tervikliku tervendamisega, mitte ainult füüsilise haiguse likvideerimisega. Nii et asjad on läinud viimastel aegadel
väga palju paremaks, aga valdav osa Kristuse jõust ja ma räägin ka iseendast siin, meil on väga tugevalt sisse juurdunud üks selline, ma ütleks, primitiivne ettekujutus, et tervendamise and on see, keegi tuleb, kellel on see and Jumala käest antud, ta tuleb sinu juurde, tal on see and kotis, ta võtab selle anni välja, paneb selle sulle otsa ette ja siis langeb selline hald ja tolm ja vola, hetk hiljem sa oled terve. Ja siis nüüd, kui keegi palvetab ja sellist muinasjutu imet ei juhtu, siis me oleme pettunud, et miks sinul, kes sa tulid minu eest palvetama, sul ei ole mingit tervendamise andi. Või miks ei tee Jumal mind terveks? Ja see on see meie arusaamine, kuidas see on, et noh, tee see ära siis. Ja kuna see piiratud arusaamine on, et tervendamine on see, et pannakse käsi peale ja siis juhtub ime. Me loeme seda evangeeliumite lõpupeatükke seal, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ei ole mingit müstikat, ainult paned käe ja kogu lugu. No ma ei tea, kui see oleks ainult see, ma saan aru, et siin kiri ja Jeesus ei saanud siin lugeda tervet nimekirja, et haigete peale nad panevad käed ja vahel nad panevad käe keele peale ja vahel nad panevad käe silmade peale ja vahel nad teevad muda ja vahel nad panevad sõrmed kõrvadesse ja vahel nad käsivad minna Siiloa tiigi äärde ja vahel nad käsivad seda ja teist ja kolmandat. See nimekiri, see lihtsalt, see läheks lootusetult pikaks. Sellepärast Jeesus ütles, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, haigete peal nad panevad käed ja selle alla käib kõik muu ka. Seal ei ole vaja tervet seda pikka nimekirja, eks ole. Aga kui me loeme seda, siis meie aju piirab selle ainult selle füüsilise aktiga. Keegi tõstab käe, puudutab sind ja siis kas juhtub ime või ei juhtu. Nüüd, suured vaprad usukangelased, noored, usunoored, nii, võtavad julguse kokku, mina usun, Jeesus tahab tervendada. Mina panen käe haige peale, ta peab terveks saama. Nii, mis juhtub? Ämmal on põlv valus. Lähed, põlvitad ämma ette, ütled, kallis ämm, issand Jeesus tahab sind terveks teha. Ta ütleb, et haigete peale me paneme käed, need saavad terveks. Ma panen sulle praegu käe põlve peale, palvetan su eest ja sa saad terveks. Palvetad ämma põlve eest, ämm naeratab sulle armsalt, ütleb aitäh, kallis laps ja mitte midagi ei juhtunud. Nii, ja mis siis on? Sina lähed nina norus, silmad häbi täis ja ütled mitte kunagi enam. Minul ei ole andi, see ei tööta. Aga kui me nüüd hakkame vaatama, millest Jumal räägib, siis ma usun, et ka meie julgus uskuda, et Jumal tahab mind ja sind kasutada tervendamistes ja see on püha vaimu and ja tema ise näitab, kellele, kus, millal, mida, mismoodi ja see lehvik, see skaala, see värvigamma, kuidas Jumal võib sind tahta kasutada kellegi tervendamiseks, see on nii suur. Sa ei pea alustama sellest, et nüüd peab välk suur ime nüüd juhtuma ja surnu peab üles tõusma või keegi peab tõusma ratastoolist. Vahel on noortel usklikel see, et ta tõmbab kellegi ratastoolist üles ja midagi murdub ja juhtubki ime ja saab terveks. Aga noh, ma ei tea, ma tean, et seda on juhtunud, aga ma olen täiesti kindel, et kui see, kes tõmbas oma esimese haige ratastoolist üles ja see sai terveks, et tal nüüd see rida jätkub ja kõik järgmised ka samamoodi juhtuvad. Pettumused tulevad, isegi jüngrid puutusid sellega kokku. Nad tegid terveks otseselt Jeesuse enda läkitusega ja siis lõid oma pea ära. Seal selle langetõbise poisiga nad ei saanud aru, mis nüüd on. Miks meie ei suutnud teda terveks teha ja Jeesus pidi viima nad jälle kõrvale ja neile asja ära seletama, et poisid, kas ma ütlesin, et teil ei ole vaja enam kunagi kasvada?
kas ma ütlesin, et teil on nüüd korraga kõik tarkus käes ja rohkem pudel on kaelani täis, ajab üle, rohkem enam midagi lisada ei ole? Kallikesed, te vajate endiselt mind. Te vajate endiselt minu juhtnööre ja niimoodi ka meie. Me ei saa kunagi selliseks professionaaliks, et meil on kõik käpas ja me ei vaja enam Jeesuse juhtnööre. Me vajame teda kogu aeg. Ja mida vilunumad me oleme, mida rohkem me oleme praktiseerinud, mida sügavam ja laiem on meie arusaamine, meie vundament kogu selles teemas, seda rohkem meil on ka neid õnnestumisi. Aga ikka ja jälle me saame põrkama kokku olukordadega, kus justkui mitte midagi ei aita. Ja siis on aeg jälle küsida Jeesuse käest, otsida teda ja anda endale aru, ma ei tea veel kõike. Jeesus, sul on veel mulle asju õpetada. Aga nüüd alustame siis algusest. Nii et tänase osa eesmärk on natukene hajutada seda meeletut aukartust ja hirmu selle tervendamise Anni teema ees. Ja ma tulen taas nende kirjakohtade juurde, mida ma mainisin ka eelmise esimese osa alguses kohe. Vaatame Apostlite teod 10:38 ja vaatame nüüd, kuidas Jeesus seda asja tegi. Siin räägib Peetrus Korneliuse kojas ja ta räägib Jeesusest Natsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega ja kes käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Nii see sõna parandades kõiki. Meil seostub see tervenemisega, eks ole? Parandamine, ravimine, tervendamine. Ta parandas kõiki kuradi poolt rõhutuid ja me saame aru, et sellesama sõna alla Peetrus paneb kõik, mida Jeesus tegi inimeste aitamiseks. Kõik tervenemise imed on ka siin selle parandamise sõna all. Aga vaatame, kui sügav ja kui lai on see sõna tegelikult siin selles algtekstis. Ja see kreekakeelne sõna, mis siin on jamai. Ja see tähendab jah, Uues Testamendis on see enamasti füüsilise tervenemise, ihuliku tervenemise koha pealt. Aga see sõna ise kreeka keeles tegelikult hõlmab ka peale füüsilise tervise vabastamist vigasest mõtlemisest või vigadest. Errors. See on kõik sellised vead, mis ei ole patud, aga mis on, kus me oleme eksituses või mõtleme valesti. Mikspärast meil kästakse meelt parandada ja meele parandamine on ju ka parandamine. Miks vajab meel parandamist? Meie jaoks on meeleparandus, ma pean nüüd nutma ja ütlema, anna andeks, ma kahetsen oma pattu. Jälle väga lihtsustatud, eks ole, paranda meelt umbes niimoodi, et kahetse oma pattu. Ta räägib meele parandamisest. Miks vajab meel parandamist? Sellepärast, et meel, mõistus, mõtted, tõekspidamised, kõik need uskumused, mingisugused sisemised veendumused, need on natukene vinklist väljas või täiesti vastupidised, vastassuunalised. Nii, ja nüüd see katkine meel, Jumal andis meile terve meele, kui ta inimese lõi, terve mõistuse vaimu, tervikliku meele. Eedenis läksid praod sisse ja sellest alates on meie meel katkine. Ja mis tähendab seda, et me usume valesti, me mõtleme valesti, meil on eelarvamused vale koha peal, me usume valet enda suhtes, Jumala suhtes, teiste inimeste suhtes, vaimse maailma suhtes, kuradi suhtes. See meel vajab ära parandamist. Ja see kreekakeelne sõna, mis on selle meele parandamise koha peal, on metanoia. Mõtle uuesti.
muuda oma mõtlemise suunda, sest see mõtlemine, mis sul siiamaani oli, tõi sind sellesse kohta, kus sa täna oled. Su elu on katki, su pere on katki, su tervis on katki, su suhted on katki, su psüühika on katki. Kuhu su mõtlemine sind tõi? Tähendab, see mõtlemine on katki. Muuda oma mõtlemist, mõtle uuesti, mõtle ringi, pane sõna enda sisse, meele uuendamine, vee pesemisega sõna sees, Jumala sõnaga sa muudad oma mõtlemise kurssi ja kui sa pöörad oma mõtlemise kurssi, siis su elu hakkab väljuma nendest tormidest, nendest katastroofidest, kõigest sellest, kuhu su vana mõtlemine, katkine mõtlemine sind tõi. Nii et siin, kui Jeesus parandas, siis see jaomai, see sõna, see tähendab vabastamist vigadest, vabastamist patust ja see tähendab ka emotsionaalset ja vaimset terviklikkust. Nii et kui me räägime, et Jeesus käis mööda maad tehes head ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutud, see tähendas, ta vabastas neid sellest mõtlemisest, katkisest, väärast, vigasest mõtlemisest, mis oli inimesed viinud sellesse olukorda, kus nad siis olid, täiesti haletsusväärsed, igas mõttes kahjustatud ja katki. Nii, ja Jeesus tervendas nende emotsionaalse terviklikkuse. Ta taastas kõik selle, kus nad iseennast olid maha kandnud, kus nad olid alaväärsed, kus nad võib-olla põlgasid ja vihkasid iseennast. Kõik see, mis võib-olla emotsionaalselt täiesti kildudeks, mõni on enesekaitseks vihane, raevu täis, teeb kõik teised ka enda ümber katki. Miks? Sest ta on emotsionaalselt katki, ta on vaimulikult katki. Kui Jeesus kutsub nad Jumala perre, ta võtab nad vastu, ta ütleb, et ega terved ei vaja arsti, arsti vajavad haiged ja ta istub koos patustega, nendega, kes on silmnähtavalt on nende mõtteviisid ja kõik nende elu on katkine, eks. Ja Jeesus ütleb, nad vajavad arsti. Ta ei räägi sellest, et need tölnerid ja kõik, kellega ta koos istus seal, et nad olid kõik füüsiliselt haiged. Ta ütleb, mind kui arsti, mäletate Jehova rahva Vanas Testamendis, mina olen Jehova sinu arst, mina olen Jehova sinu ravija. Ta ütleb, need, kes on katki igas mõttes hingeliselt, vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, nende mälu, nende mõtteviisid, nemad vajavad abi arsti. Nii et vaadake, kui lai on see, mida Jeesus tegi, kui ta käis ringi mööda maad tehes head. Ta vaatas, et ta tõstis inimesed terviklikult ülesse, ta lappis ta terviklikult kokku. Me läheme ka selle Vana-testamendi selle sõna juurde, kust kohast Jeesus oma tervendaja ja ravitseja ja parandaja mantli sai. Me vaatame ka hetk hiljem sellesse 2. Moosese 15. peatükki. Aga praegu annan sulle veel mõned kirjakohad siin kinnituseks, et sa võid omal üles kerdada Matteuse 13:15. Johannese 12:40 ja Apostlite 28:27. Kui sa neid kirjakohti iseseisvalt pärast uurid, sa näed, kuidas parandamine ja tervendamine on seotud mõtteviisidega, kuidas see on seotud sellega, et inimeste süda on läinud kinni, nende mõistmatu süda on läinud pimedaks, nad ei näe oma silmadega, nad ei kuule oma kõrvadega, nad on nii-öelda Jumalast ära lõigatud, nad on Jumalast lahutatud ja Jumal ütleb, mina tahan neid parandada, ma tahan neid tervendada, aga nad on nii oma patus ja kõiges selles katkisuses, nad on oma südame nii kinni pannud, et ma ei pääse neile ligi. Nii et nende kirjakohtade baasil sa näed seda, et kui Jeesus räägib parandamisest ja tervendamisest või Jumal terves piiblis tegelikult,
siis see on alati tohutu kompleksne. Nii nagu me esimeses osas rääkisime, see teema on niivõrd suur, see algab juba Eedenis ja kogu selle inimese eluiga, mis hakkas vähenema, te teate, seal 900 aasta pealt 800, 700, 300, 130, kuidas selle aina enam süveneva Jumalast kaugenemise kaudu inimese eluiga muutus aina lühemaks ja lühemaks ja lühemaks. Nüüd, mis on Jumala eesmärk? Jumala eesmärk on nüüd saada taas meid oma osadusse, et me taas hakkame kuulma tema häält, et me teeme, mida ta ütleb, et me järgime tema juhtimist. Ja nüüd, kui me nii-öelda käime temaga osaduses, mis hakkab juhtuma? Eluiga hakkab pikenema. Õpetussõna räägib sellest, et pika eaga ma täidan sind. Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ja au. Jumal paneb pikaealisuse, eluea kasvamise või pikenemise, paneb otsesesse seosesse sellega, kui valmis me oleme käima temaga osaduses ja kuulma tema häält. Aga eluea lühidus või pikkus on ju ka enamasti seotud haigustega. Nii et ka taaskord vaadake, kuidas see kõik on seotud üheks tervikuks. Kuskil seal Vana-testamendis, mul ei ole neid kirjakohti välja otsitud, kus Jumal lubab oma rahva eluiga, mis on nagu puu eluiga. Need sekvoiad ja need on, mis on 1000 aastat vanad. Puu eluiga on, paljud puud elavad palju kauem kui täna inimesed. Jumal lubab meile nagu puu eluiga. Seal on ka need kirjakohad, mis räägivad, et tuleb aeg, kus see kivi, mis käte abita murdus, kes on Kristus, mis jahvatab järjest kõik maailma kuningriigid, kõik impeeriumid, kõik süsteemid, jahvatab nad pulbriks ja ise kasvab suureks mäeks, selleks Sioni mäeks, mis lõpuks täidab kogu maa. Ja rahvad pöörduvad selle Sioni maa suunas. Ja mida ta siis ütleb? Ja ta ütleb, et siis, kui see on sündinud ja kui see mägi on täitnud kogu maa, mis siis juhtub? Ei ole kedagi, kes ei saa 100 aastat täis või kuidas seal ütleb, et alles 100 aastast patust tabab needus. Vaadake, kui nõrgaks on jäänud vaenlase mõju. Kui kõvasti tuleb pingutada, et üldse langeda ära Jumala ligiolu tervendavast väest ja armust, et alles peale 100 aastat võib hakata midagi negatiivset ootama. Ja ta ütleb, et nooreks peetakse seda, kes ei saa 100 aastat täis. Kui keegi sureb alla 199 aastaselt, siis tuleb aeg, kui öeldakse, et oi, ta nii noorelt läks, ei tea, mis küll juhtus. Ei ole imikut, kes sureb. Mõtelge, milline Jumala au täidab maa. See ei räägi sellest ajast, kui on Kristuse kuningriik ja kurat on tule ja väävliga põlevas järves, sest selle Jesaja, kas on 65 või 66, kuskil seal peatükid, sest seal räägib endiselt needusest, seal räägib endiselt surmast. See ei ole see aeg, kui Kristus valitseb maa peal, seal räägib needusest ja surmast endiselt. Aga hea küll, see on teine teema. Ma lihtsalt ütlen seda, et Jumal ootab meiega koostööd. Kui me kuuleme ta häält, käime koos temaga, teeme tema sõna järgi, meie eluiga hakkab pikenema. Aina vähem ja vähem võimalusi on vaenlasel tulla, meid eksitada, meie tervist kahjustada. Me kuuleme Jumala hoiatusi ja me elame väga-väga pika ea. Nii, ja järgmine kirjakoht, mida ma tahtsin täna veel vaadata ja mul on veel natukene aega, on see teine kirjakoht, mida ma mainisin eelmine kord, on 1. Johannese 3:8. Ja siin Johannes ütleb nõnda, kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Nii, milleks sai Jumala poeg
Jumala esmasündinud poeg, sest meie samamoodi usu läbi saame Jumala poegadeks usus, kes tema vastu võttis, neile ta andis meelevalla saada Jumala poegadeks, ütleb sõna. meie oleme ka Jumala pojad, aga siin on juttu nüüd esmasündinud Jumala pojast. selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. nii, mis on kuradi teod? kurat on tulnud hävitama, tapma ja hukkama. on nii, hukutamist põhjustama. nii, tema tuli, et tühistada, eestikeelne ütleb tühistada kuradi teod. aga ma nüüd loen selle ette, mida see sügavamalt tähendab. see sõna kreeka keeles on luo. Ja see on seesama sõna, mida Jeesus ütles Peetrusele, et ma annan sulle need võtmed ja ta ütleb, et mida iganes sina luua, see on taevast ka luua. Ja mida sina seod, see on seotud. nii, ja mis see sõna luua tähendab siis? kõigepealt tähendab see lahtisidumist. kellegi lahti päästmist, sidumistest, sidemetest. keegi on milleski kinni ja sa päästad lahti, sa sõlmid lahti, sa seod lahti. nii, ja teiseks, see on lahutama. ja see on sama sõna, mis nagu abielu lahutamine. see on ühe lepinguliidu lahutamine. kui paljud inimesed on enese teadmata teinud vaenlasega oma mõtetes, oma hinges, oma sõnadega ja oma tegudega, nad on sõlminud lepinguid. on isegi selline mõiste nagu vaim abikaasa, kus inimesed võivad oma ellu saada sellise kurja vaimu, rüveda vaimu, kes käitub tema elus nagu kuri, psühhopaatlik, nartsissistlik võimutseja abikaasa. ta ei luba midagi talle, ta hävitab, alandab, ta ei lase kedagi ligi, ta rikub suhteid. see on nüüd teine, see on vabastuse teema, aga on olukordi, kus on vaja reaalselt inimesed lahutada vaimse abielu lepingust kurjade jõududega. inimesed on teinud seda kas teadlikult või teadmata. nii et see sõna luua tähendab ka seda. luua tähendab ka vange, nagu vange vabaks laskma, selles mõttes nagu välja laskma ja vabaks laskma nagu vangistusest, nagu vangist. Jeesus ju ütles, et issanda vaim on minu peal, ta on mind võidnud, laskma vabaks vange, laskma neid välja vangistusest. nii, siis järgmine, see tähendab vabaks laskma millestki, mis hoidis tagasi. inimesed ei saa aru, miks nad ei liigu oma elus edasi. Nad on nagu takus kinni, nad ei pääse edasi. kui ta iganes üritab oma elus mingeid samme edasi teha, läheb alati ühtemoodi ja ta nagu kumm tõmbab ta tagasi, miski hoiab teda tagasi. nii et see luua sõna tähendab ka, et sa võid vabaks lasta inimesi millestki või kellestki, kes nähtamatult hoiab neid kinni, et nad ei suuda oma elu edasi ehitada, nad ei suuda edasi liikuda. järgmine tähendus, luua tähendab teha lõpp, nagu selline, kus sa käratad ja ütled, nüüd olgu sellel lõpp. sa teed mingile asjale lõpu. see on radikaalne, agressiivne ja otsustav. sa teed sellele lõpu, sa teed sellele kiusamisele lõpu, sa teed sellele olukorrale lõpu. see on radikaalne lahtiraiumine, teha lõpp. vaadake, mis selle sõna taga on kõik, see luua. Jeesus käis ringi mööda maad, tehes head ja kuidas ta ütles siin, et selleks, et ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta luua, et ta hävitaks kuradi teod, laseks inimesed vabaks, teeks lõpu, lõpetaks valed lepingud, laseks vangid välja, seoks lahti. järgmine tähendus on meelevalda ära võtma. sa teed lõpu ja võtad sellelt võimutsejalt selle õiguse ära.
see käib ka siia alla. vahel on vaja tulla vahele, inimeste ees seista ja võtta kuradilt see õigus ära, sest kurat on valetaja ja valeisa. ta on valetanud inimestele, et mul on selle inimese üle õigus, sest et ta tegi seda, seda, tema vanaisa, vanaema tegi need lepingud. ta on valetaja. kui keegi on Kristuses Jeesuses, kõik vana on möödas, kõik on uueks saanud. Jeesus rippus ristil meie eest, ta sai ise needuseks. miks kurat edasi istub inimese elus? ta on valetaja ja me tihtipeale usume seda valet. nüüd meil on vaja kedagi või meil on vaja ise ilmutust, et tulla ja teha lõpp ja võtta temalt see valega varastatud õigus ära. ja kui tal on ka mingisugune reaalne õigus inimest kinni hoida, siis me saame juhtida inimest meeleparanduspalvesse. kunagi kuskil seal sõnas ütleb, et tunnistage üksteisele oma patud, oma eksimused, et te saaksite terveks. vahel on reaalne alus, kus vaenlane ütleb, mul on õigus, ta elus on varjatud patt, mul on õigus. kui inimene tahab vabaks saada, tahab terveks saada, sa küsitled teda, ta tunnistab üles, mis ta on teinud ja nüüd, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta annab andeks meile patud ja puhastab meid kõigest ülekohtust. nii, ja sellest hetkest sa võid tulla ja kuradi ja haiguse vaimu välja visata ja öelda, kas sa nüüd kuulsid, sinu õigused on läinud, inimene parandas meelt, Jeesuse veri pesi ta puhtaks, ta on näiteks vee alla kastmisega ristitud, välja. sa võtad selle meelevalla temalt ära selle läbi. mis on järgmine? järgmine tähendus on kuulutada ebaseaduslikuks. siin on, mis ma eespool mainisin, see juba viitas sellele. sa tuled ühte olukorda, nii nagu Jeesus Kristus tuli ja tühistas kuradi teod. tühistamas, eestikeelne sõna, see viitab ka sellele. tühistas, mida ta tühistas? ta kuulutas ebaseaduslikuks seda, mida vaenlane ühe inimese elus on teinud. siis järgmised tähendused, see tähendab hävitama. väga paljud ingliskeelsed tõlked ütlevad, et Jumala poeg sai avalikuks, et hävitada kuradi teod. see on ka õige tõlge. see tähendab murdma. vahel on vaja murda. mis murrab? vaenlase ikked, ülekohtu ikked, võidmine murrab ikked. nii et siin on ka ülekohtused, rõhumise ikked, mis on vahel ka meie valede uskumuste ja valede mõtteviiside tõttu, et meile tundub, et meil on nokk kinni, saba veel rohkem kinni. me oleme väljapääsmatus olukorras ja vaenlane ütleb, et sa ei pääse siit olukorrast muidu kui ainult suitsiidi läbi. ja see võib olla seda, et siin on vaja see vaenlase ike, see vale purustada ja öelda, ei ole nii. see olukord, kus sa oled, see on ebaseaduslik, see on riigiseaduste koha pealt ebaseaduslik, see on vaimsete seaduste koha pealt ebaseaduslik. sa annad selle asja kas kohtusse, sa lähed politseisse või me läheme Jumala ees kohtusse. aga sa aitad, võidmine purustab ikked, murrab ikked, nii et see sõna luua tähendas ka murdma. sõna luua tähendab laiali saatma, nagu koosolekut laiali saatma. mulle nii meeldib see. teemonid liiguvad tihtipeale kambakuti, nagu kambavaimus. tavaliselt on neid alati grupeeringute kaupa. ei ole naljalt nii, et ainult üks kuskil tolgendab. vaata, tal on seal terve kompanjon sõpru veel seal, need ukseavajad ja igasugused vägimehed ja muud on seal taga. nii, ja nemad peavad koosolekut. kuidas sinu elu ja kogu sinu pere ja sinu lapsed ja sinu järgmised põlved, kuidas võimalikult efektiivsemalt teid kõiki endaga kaasa pimedusse viia. peavad koosolekut. see sõna, inimese poeg ilmub, Kristuse ihu ilmub, meie kui Jumala pojad ilmume Kristuses. mida me teeme? me hävitame kuraditeod, me tühistame kuraditeod ja me saadame laiali selle teemonite koosoleku. koosolekut laiali peksma. mulle nii meeldib see. sa tuled ja ütled, mis koosolekut siin peetakse.
Jeesus peksis selle terve leegioni koosoleku laiali. Mäletate, see mees, kes ennast seal kividega peksis ja tagus ja oli täis neid teemaneid, mis sundisid teda iseennast hävitama. Neid oli seal tuhandeid, mitu tuhat. Jeesus tuli, mida ta tegi? Peksis nende koosoleku laiali, saatis nad laiali, kuulutas selle koosoleku illegaalseks, õigustühiseks. Nad läksid ja võtsid need sead ja kadusid sinna järve või kust iganes nad tulid, eks. Järgmine tähendus, annulleerima. Me tuleme, annulleerime. See on seesama, mis on eestikeelses tõlkes inimese või Jumala poeg sai avalikuks, et ta annulleeriks kuraditeod, tühistaks. Ja veel viimased, mulle meeldib see väga selline lihtne eestikeelne, nulliks tegema, ära nullima. Sina tuled kuskile, inimene on seotud emotsionaalselt, hingeliselt, mentaalselt, vaimselt, füüsiliselt, katki, traumeeritud, muserdatud, murtud, valudes ja sina tuled ja nullid ära selle, mis vaenlane tegi. Nullid ära. Nullid kõik kuradi põrguplaanid ära ja teemonid lihtsalt kisendavad ja ütlevad appi, appi. Ta tuli ja nullis kõik meie plaanid ära. Ja mulle nii meeldib see. Ja siis viimane on see eestikeelne tühistama. Nii et vaadake, kui palju on selles sõnas. Jumala poeg on saanud avalikuks, et ta tühistaks. Ja kõike seda, mis ma ette lugesin, see on see, kelleks meid on kutsutud. Ma panen siia juurde praegu selliseks kommiks ühe sõna, sest ma vaatan, et see lugu läheb jälle nii pikaks, et mul jääb isegi tänane osa pooleli. Aga annab see sulle midagi, laiendab see natukene sinu arusaamist. Ma usun, et kui me järgmised osad ka ära kuulame, siis me saame juba palju rohkem aru, mida tähendab tervendamiste annid, armuannid tervendada, kuidas me võime vabalt hingata ja öelda, seda ma suudan. Neid asju ma võin küll. Selles osas ma tahan küll inimestele appi tulla. Vaata, seda ma küll saan, et ma suudan inimest aidata, üles tõusta, nõustada ja selle kuradi koosoleku tema elus laiali saata. See käib kõik selle parandamise ja tervendamiste andide alla. Aga ma toon siia teile selleks kommiks selle sama sõna shalom. Kreeka keeles eirene. Hebra keeles shalom, kreeka keeles eirene. Ja vaata, meil on kästud panna inimeste peale see õnnistussõna. Shalom, eks. Me soovime rahu. See ei ole lihtsalt tervitus. See ei ole mitte kunagi selline sõna, nagu me ütleme tšau või tšauki või tervist või no isegi see, kui me ütleme tervist, me tegelikult lausume õnnistussõna. See ei ole lihtsalt selline tervitus, et shalom, 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 rahu sulle. Vaid kui Jumal ütleb, tema on Jehova Shalom. See on ta nimi. See sõna kannab endas nii tohutu palju. Ja meil on meelevald panna inimeste, panna perede peale see õnnistussõna Shalom. Vaadake, kui vähe me sellesse sõnasse usume, kui vähe me usume oma enda meelevalda õnnistada, et see omab väge. Kui keegi ütleb sulle needuse sõna, siis seda me küll usume. Meil tekib kohe paha tunne ja me tahame, et keegi palvetaks, et selle needuse sõna tühistaks. Meil ei ole ühtegi kahtlust, et selline kuri, pahatahtlik, halva soovimine, see needuse sõna, et see kannab väge. On ju nii? Võtad maailma inimesi, võtad kristlasi. Keegi ütleb mingi sajatuse ja me ei mõtle ka 2 korda. Meil on kohe selline tunne, et see sõna kandis väge ja mul on kiiresti vaja see sõna tühistada. Mul on vaja eestpalvet, mul on vaja kaitset, et see täide ei lähe. Öelge mulle, miks me usume, et kuradi sõnakasutus ja tema meelevald on suurem kui Jumala ja meie sõnakasutus? Miks me usume, et needus on tugevam kui õnnistus?
meile on antud meelevald panna inimeste ellu šalom, Irene rahu. Apostlitele Jumal ütles, et kuhu iganes te lähete, kus kojas teid vastu võetakse, pange see šalom, pange see Irene, see terviklikuks tegev, see tervikut taastav õnnistuse, see substants, see aines, pange see, vabastage see õnnistus selle pere üle. Aga kui nad ei vääri seda, siis te ei jäta seda sinna, vaid võtate selle tagasi. Sest kui nad seda ei vääri, siis ei saa minu õnnistuse vägi sinna jääda. Selles sõnas šalom ja kreeka keeles Irene, selles on kogu terviklikkust taastav õnnistus, kõigis valdkondades terviklikku taastamist, isegi siis, kui peresuhted on katki, kui pereliikmed on pillutatud, kui pereliikmed omavahel ei räägi, on vihas ja vaenus, kui sinu ellu tuleb šalom, Irene, rahu, siis mida see sõna, see õnnistus hakkab tegema? Vaenuvägi hakkab hajuma, inimesed hakkavad tulema mõistusele, pere tervis tuleb kokku, abikaasade vahel vaen kaob, nad lepivad ära, abielud tervenevad, vanemate ja laste vahel suhted tervenevad, hing terveneb, emotsioonid tervenevad, vaim terveneb, ihu hakkab tervenema. Kõik on selle sees, selle õnnistuse taga šalom. Ütle mulle nüüd, kas sul on see meelevald öelda, ma õnnistan sind rahuga, armu ja rahu sulle Jeesuse Kristuse nimel. Kui sa seda suudad, siis sa oled hakanud juba liikuma tervendamise annis. Aga me jõuame rohkem seda teemat avada. Aga ma pidin teile rääkima sellest sõnast šalom. Üks väga põnev asi on nende heebrea tähtedega. See sõna šalom, see koosneb 4 sellisest, ma ei tea, kas see on õige sõna, hieroglüüf, 4 tähemärgist heebrea keeles. Ja neid kutsutakse, need on, iga märk on terve mõistete kogum, nii nagu ma teile lugesin praegu ette luua. Kui palju tähendab see sõna luua, lahti siduma, lahti päästma. Samamoodi on need märgid, heebrea kirjakeele märgid, igaüks nendest kannab tohutu palju enda sees. Ja kui juudid kirjutavad sõna šalom, siis nad kirjutavad 4 tähte. Shin, lamed, vav, mem. Ja kui sa loed neid ükshaaval, mida tähendab shin? Shin tähendab hävitama. Lamed tähendab valitseja, võimutseja, see, kellel on võim. Vaav, shin lamed, vaav meeb. Vaav tähendab midagi kehtestama ja mem tähendas kas kaos või korralagedus või seadusetus või mingi selline mäsu ja segadus. Ma nüüd ei tea, kuidas see, mis järjekorras see täpselt oli, kas vaav ja mem, seda saab vaadata, kumb see kumb oli. Aga nüüd, kui sa loed neid 4 heebrea märki, siis kui sa loed seda šalomi, siis üks märk haaval lugedes sa loed to destroy the ruler that established disorder. Eesti keeles hävitada valitseja, kes kehtestas kaose või korralageduse. Kujutad ette, mis sa teed, kui sina soovid kellelegi šalom, rahu sulle. Jumal on rahu Jumal. Samal ajal, kui ta on rahu Jumal, on ta Jehova Sebaot, sõjavägede Jumal. Kuidas saab olla rahu Jumal ja sõja Jumal? Aga Jumal tagab rahu militaarselt. Kes tõuseb Jumala rahuriigi vastu? Õigsus, rõõm ja rahu pühas vaimus, kes julgeb tõusta tema kuningriigi vastu. See saab tunda sõjajumalat, kellel on kuningana
kogu relvastus, kogu armee, et õiendada arved sellega, kes rikub tema riigi rahu. Nii et see on täiesti tasakaalus, et kui sa ütled šalom, siis kurat väriseb, sest kurat teab, et kui sina ütled rahu, olgu sulle, see on militaarne sõna. See kannab väge, see kannab tervendamist, see kannab ülesehitamist, see kannab taastamist, see kannab jõukuse taastamist, see kannab peresuhete tervenemist, see kannab kõike, mida sa oskad mõelda. Aga see tähendab vaenlasele, tema lõpp on tulnud, see shinlamed vav mem tähendab, see sõna ise, see õnnistussoov, see rahusoov kannab endas väge hävitada see valitseja, kes tõi kaose ja korralageduse sinu perre ja sinu ellu. Nii et vaadake, kui põnev see kõik on, mis on seotud tervendamise, taastamise ja parandamisega. Täna kahjuks ma ei jõua minna selle algteksti juurde teise Moosese raamatus 15. peatükis, aga ma ütlen, et ka siin on niivõrd palju enamat peidus, mis kõik avab meile kogu selle parandamise, tervendamise, taastamise, ülestõstmise ja kõigis aspektides terviklikkuse taastamise, kogu selle teema, see kõik on siin peidus, aga me uurime seda lähemalt siis järgmine kord. Nii et praegu ma panen siis jälle 3 punkti ja jätkub järgmine nädal ja siis läheme selle põneva teemaga edasi. Ma usun, et sa oled saanud juba natukene üles ehitatud, nagu üles õhutatud, et Jumal kutsub sind sõjakalt, agressiivselt, rõõmutäiuses, võidmises, rõõmuõlis sekkuma kaosesse ja militaarselt hävitama, saatma laiali kuradi koosolekuid, tervendama, lahti päästma, kõike seda, mis me rääkisime, et taastada kõigepealt inimese, tema meele tervis, et ta parandaks oma meele, mis on uskunud ja mõtelnud valesti. Sa juhatad inimese meelt uuendama, mõtlema teistmoodi. Nüüd, kui ta on mõtlema hakanud teistmoodi, sa juhatad teda mõtlema õigesti, sa juhatad tema hinge tervenema, sa juhatad tema murtud vaimu tervenema, sa tood ta ellu lootuse ja siis sa hakkad võib-olla ka vaatama seda, et mis nende haigustega peale hakata. Aga ma ütlen, et see stardipakk ja see soojendusjooks, ennem kui me hakkame liikuma täiemahulises tervendusteenistuses või tervendamiste andides, see soojendus algab, vaadake selle koha pealt. See treening algab selle koha pealt ja seda me suudame kõik. Me suudame rääkida inimeste ellu õnnistussõnu. Me mainisime eelmine kord õpetussõnade, vist oli 16. peatükk 24 salm, mis ütleb, et lahked sõnad on tervenemiseks ja vabastuseks kogu ihule. Kui lahked sõnad, Jumala vaimust juhitud, õnnistussõnad, armastavad sõnad, lohutavad sõnad, julgustavad sõnad, püha vaimu sõnad toovad tervendamise ja vabastuse kogu ihule, siis kui sa oskad kasutada lahkeid sõnu, siis sa oled juba tervendusteenistuses. Kui sa oskad õnnistussõnu, rahusõnu vabastada inimese ellu, teadlikult teades, mida see tähendab, kui sa ütled rahu, armu ja rahu sulle, shalom sulle. Kui sa tead, mis su suust väljub, sa oled juba militaarses rahu kuningriigi kehtestamise teenistuses. Sa oled juba tervendamise teel. Nii et ma usun, et see on ülipõnev ja ülijulgustav meile kõigile. Nii et praegu siis selle koha peal paneme siis selle punktiiri ja
kohtume järgmine kord ja lähme siis edasi. Aamen.